Nii, nagu ütlesin, et 2025 kevadel siis jõustusid täiskasvanute koolituse seaduse muudatused ja need on tegelikult kaasa toonud mitmeid uusi mõisted. Ütleme, et seaduse mõistes uusi mõisteid, et need kasutusel meil on olnud juba pikemat aega, nagu formaalõppe, mitteformaalõppe, mikrokraadid, mikrokvalifikatsioonid, tellimuskoolitus. Ja tegelikult need mõjutavad otseselt ka koolituste tellijaid ja rahastajaid. Ja TÄKS on tõesti kehtinud juba aastaid, kipub ikkagi meil riigiasutustel vahel ära ununema, et TÄKSis on üks selline oluline põhimõte, paragrahv 15, mille kohaselt võib siis riigi või siis kohaliku omavalitsuse eelarvest välistoetustest rahastada ainult sellist täienduskoolitust, mis siis vastab TÄKSi nõuetele. Et jah, tõesti, et praktikas kiputakse seda unustama, inimesed vahetuvad ja siis teinekord jääb see unustusse. Ja tänane infotund ongi siis selleks, et seda ühtset arusaama siis tekitada ja me siin selleks ka oleme. Ja täna vaatame siis koos, et uuendused, mis on siis seaduses, mida siis tähendavad mikrokvalifikatsioonid, kes võib neid pakkuda. Näitaksin teile ka Eesti hariduse infosüsteemi niimoodi otse laivist, mida sealt saab siis, kust ja mida saab siis otsida. Infot nii täienduskoolitusasutuste kohta kui ka mikrokvalifikatsioonide õppekavade kohta. Lisaks siis see, miks ja kuidas eristada täienduskoolitust ja õpisündmust. Ja päris lõppu siis ka õppepuhkuse teema. Ja tohib küsida, tohib oma häälega küsida, tohib chatis küsida ja püüame siis ikkagi jõudu mööda vastata. Nii, vaatame, slaidid liiguvad. Alustuseks siis üks tabel täienduskoolituse pakkumisest. See skeem ei ole, aga selline tabel meeldetuletuse mäluvärskendusena, et kuidas meil siis Eestis ikkagi täienduskoolitus reguleeritud või mitte reguleeritud on. Nii, Eestis on siis täienduskoolituse pakkumine reguleeritud teatud valdkondades. Neid on kokku 3, kus tuleb siis tõesti taotleda tegevusluba, et koolitust pakkuda. Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus, vedurijuhi väljaõppe, mootorsõidukijuhi koolitus. Ja ongi punkt. Teised koolitusvaldkonnad tegevuslubasid üldse taotleda ei saa. Ja hiljuti veel äsja oli meil ka 4. tegevusluba, mida siis pidid taotlema need, kes pakkusid turvatöötajate koolitusi. Aga see on nüüd siis asendunud turvatöötaja majandustegevusteatega. Kui nüüd koolitust rahastatakse avalikest vahenditest ehk siis koolituste korraldamiseks kasutatakse riigi raha, välistoetuste raha, et seal ei ole vahet, et kas see tuleb ESF-ist või RRF-ist või mõnest Norra meetmest või siis KOV-i raha, siis tõesti täienduskoolitusasutus, koolituse pakkuja peab esitama siis Eesti hariduse infosüsteemi majandustegevusteate. Ja ta peab järgima ka täiskasvanute koolituse seaduse nõudeid. Ja TÄKS annab siis sellise raamistiku koolituste korraldamiseks, selline ühtne raamistik, reeglid, kuid mida ma tahan ära markeerida, et see raamistik ei laiene siis ettevõtte või asutuse sisekoolitustele. Et TÄKS ei kehti sisekoolituste puhul, mida siis tõesti ettevõtted või siis riigiasutused korraldavad siis oma töötajatele, oma organisatsiooni liikme poolt. Ja kõigis teistes koolitusvaldkondades on siis täienduskoolituse pakkumine suhteliselt vaba, et ei ole vaja eraldi tegevusluba või majandustegevusteadet. On tõesti mõningad
seadused, mis kehtestavad siis nõuded teatud spetsiifilistes koolitusvaldkondades, et kas nad siis määravad ära, ütleme, koolituse õppekavade sisu või koolitajate pädevusnõuded, et tõesti Sotsiaalministeeriumil on selliseid alasid, kohe meenub tegevusjuhendajate koolitused, on eraldi määrus kehtestatud ja ka päris hiljuti kehtestas ka Sotsiaalministeerium uued nõuded, mis määravad, millised teadmised, oskused peavad olema ilu- ja isikuteenuste valdkonnas teenuseid osutavatele inimestele. Aga need nõuded tulevad tõesti eriseadustest või nende alusel siis välja antud määrustest, mitte siis TÄKS-ist, mis on siis katusseadus või siis selline raamseadus täienduskoolituste pakkumiseks. Kui seni veel mõnda küsimust ei ole, siis liiguks siit edasi ja vahetaks slaidi ja et kuigi tõesti TÄKS defineerib ära täienduskoolituse mõiste, on väga paljud meist tegelikult harjunud sellist iga õppimist automaatselt nimetama koolituseks. Olgu tõesti selline lühike veebiseminar, töötuba, keelekohvik, maaliring, mis siit veel meelde tuleb, coaching, eestipärasemalt coaching, kõikvõimalikud mentorlusprogrammid ja arenguprogrammid või siis supervisioon. Et neid kõike suupäraselt nimetatakse koolituseks, see on isegi kohati mõistetav või arusaadav, sest koolitus on selline turvaline, arusaadav ja kõik, et toimub mingit moodi õppimine. Aga tõesti TÄKS-i mõistes ei ole kõik automaatselt koolitus. Ja selle selgemaks tegelikult selliseks mõistmiseks ongi alates 1. aprillist siis 2025, kui TÄKS-i muudatused jõustusid ja alates 1. septembrist 2025 siis haridusseadusesse on samuti sisse toodud 2 uut mõistet, seaduse tasandil uut mõistet. Meie valdkonnas tegelikult ei ole need uued mõisted, formaalõpe ja mitteformaalõpe. Et täiskasvanuõpe siis jaguneb TÄKS-i järgi formaalõppeks ja mitteformaalõppeks. Ja formaalõpe siis asendab varasema tasemeõppe mõiste ja tasemeõpe siis, et tõesti hõlmab üldharidust, kutseharidust, kõrgharidust, mille korraldust reguleerivad siis vastavad seadused, regulatsioonid, et kõrghariduse seadus, kutseõppeasutuse seadus, PGS ja mitteformaalõpe on siis tõesti laiem mõiste, mis siis katab õppimisvõimalusi väljaspool formaalõpet. Et formaalõpe mitteformaalõpe võib siis olla tõesti, et on täienduskoolitus, töötuba, õpihuviring, mentorlus, tõesti infopäev või siis midagi muud, mis aitab omandada uusi teadmisi ja oskusi. Aga siinkohal on tähtis, et ainult siis täienduskoolitus kuulub TÄKS-i reguleerimisalasse ja selle korraldamist ja rahastamist siis reguleerib seadus. Kõik see muu mitteformaalõpe, mida ma siin loetlesin, need seminarid ja töötoad ja arenguprogrammid, et need on tegelikult siis mitteformaalõppe õpisündmused. Et otse loomulikult võivad need olla väga-väga väärtuslikud, aga TÄKS-i reguleerimisalasse need ei kuulu ja nende rahastamist ja tellimist ei piira kuidagi TÄKS. Ja TÄKS-i mõistes on siis täienduskoolitus eesmärgistatud ja organiseeritud õppimisprotsess, mille õpiväljundid on siis ikkagi selgelt paika pandud, määratletud ja eesmärk on, et õppija omandaks siis kindlad teadmised, oskused. Ja täienduskoolituse aluseks on õppekava, et õpisündmused tegelikult sellist õppekava koostamist mitte kuidagi ei nõua.
Ja kui siit nüüd edasi liikuda selle teemaga, et täienduskoolituse rahastamine, et eelnevalt rääkisime täienduskoolituse mõistest, et siis tõesti täienduskoolituse rahastamine, kui tegemist on riigi raha avalike vahenditega, et TAKS paragrahv 15 ütleb seda, et riigieelarvest, kohaliku omavalitsuse eelarvest või välistoetustest võib siis rahastada ainult täienduskoolitust, mis vastab TAKS-ile. Ja tegelikult praktikas tähendab see siis kahte asja, et koolitusasutus peab olema siis ennast registreerinud täienduskoolituse majandustegevuse Eesti hariduse infosüsteemis. See siis kinnitab siis seda, et asutus tegutseb ametlikult koolituste pakkujana ja on ka valmis täitma seadusest tulenevaid kohustusi. Ja kui ma olen siin mitu korda öelnud, et TAKS-i nõuete täitmine ja TAKS-i nõuete täitmine, siis tegelikult tähendab see seda, et koolituse pakkuja peab avalikustama koolitusinfot oma veebilehele kõigile huvilistele, õppijatele, tellijatele, rahastajatele. Et tegelikult see, kes siis see huviline on, et ta saaks teha teadlikke valikuid. Ja nõuete järgimine tähendab ka seda, et koolitustele on koostatud ikkagi õppekavad ja see info on ka avalikustatud. Ja tegelikult isegi aastal 2025 me ikkagi kohtame seda arvamust või seisukohta, et õppekava täienduskoolituses, et see on midagi väga pikka, keerulist. Tegelikult ei pea see üldse nii olema. Oluline on see, et täienduskoolituse õppekavas on olemas põhikomponendid, mida tegelikult õppija, tellija, rahastaja peaks ju teadma, et kui me siin räägime, et koolituse maht, et kui palju aega õppimiseks kulub, õppesisu, mida siis ikkagi õpitakse, õpiväljundid, mida õppija koolituse lõpuks oskab, teab, mida ta on omandanud, samuti õppemeetodid, et kuidas siis ikkagi õpitakse, kas on ainult loeng, on seal ka arutelud, mingisugused praktilised harjutused või mingisugused muud tegevused. Hindamine, mis meil on selline murelaps, et hindamine täienduskoolituses, kas siis ta on või ei ole, et võib olla täienduskoolitus, kus ei ole hindamisplokki, aga kui hindamisplokk on, kuidas siis õppimise tulemust hinnatakse. Ja samuti see, et kas on iseseisev töö hõlmatud koolitusse, praktiline tegevus, et kui palju on tegelikult vaja iseseisvalt juurde õppida, et see õppija jaoks on ju hästi oluline ja seda tegelikult see info, mis seal õppekavas olemas, siis peab olema, et see on ju tegelikult ikkagi elementaarne, pigem sellised põhiandmed, mis muudavadki sellise koolituse läbipaistvaks. Ja Eesti hariduse infosüsteemis on meil täna tegelikult täienduskoolitusasutusi circa 1300 kuni 1400. Miks ma ei ütle täpset arvu, vaid ütlen vahemikku, on see, et tõesti, et seal toimub selline elav voolavus, et ühed tulevad, teised lähevad. Et tänane arv ei pruugi olla see, mis oli seal võib-olla nädal aega tagasi. Et meil on olnud aega, kus see arv on küündinud 1500-ni. Ja kui riigiasutus siis tellib täienduskoolitust, peab ta siis veenduma, et koolituse pakkuja on esitanud siis täienduskoolituse majandustegevusteate Eesti hariduse infosüsteemi, et veidike hiljem tahaksin otsega teile laivis näidata, et kuidas siis EHIS-est infot leida ja kontrollida, sest et meil on tõesti, et meil on EHIS 1 ja meil on EHIS 2 ja siin isegi meie taseme õppeasutused teinekord on hädas, aga sellest veidike hiljem.
Ja siit võib tegelikult hargneda ka järgmine küsimus, et kas kõik need, kes meil seal Eesti hariduse infosüsteemis on ennast üles andnud, täienduskoolitusi pakuvad, et kas nad siis pakuvad ka kvaliteetseid koolitusi, siis vastus on nii ja naa. Just nii ja naa. On väga häid ja selliseid professionaalseid pakkujaid, kuid ikkagi leidub ka neid, kes ei taga isegi sellist minimaalset kvaliteeti. Et paar aastat tagasi Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur, kes siis kuulub Haridus- ja Noorteameti koosseisu, viis läbi sellise pilootprojekti täienduskoolituse õppekavarühmade kvaliteedi hindamisest ja tulemused olid ikkagi, need tulemused näitasid seda, et koolitusasutuste pakutav kvaliteet on väga kõikuv ja kui küsida, et palju siis neid asutusi umbes hinnati, siis neid oli ikkagi sadu. Siis peaks olema ikkagi teadlik, et ka EHIS-es võib olla sellise kõikuva kvaliteediga asutusi, siis tuleks ikkagi kontrollida ja teha teadlikud valikud, et tellitud koolitus tõepoolest vastaks ootustele, vajadustele, et tõesti see täienduskoolituse majandustegevusteade EHIS-es ei võrdu tegevusloaga ega anna siis automaatselt teada seda, et koolitus on tipptasemel. Et majandustegevusteadetel ei ole eelkontrolli. Meie see loogika tuleb MSÜS-ist, majandustegevusseadustiku üldosa seadusest. Eelkontrolli veel ei ole. See kinnitab siis seda, et koolitusasutus tegutseb ametlikult ja ta järgib seadusest tulenevaid nõudeid, nagu ma juba eelpool mainisin, et avalikustab koolitusinfot, õppekavade koostamine ja tegelikult ka kasutab sama terminoloogiat, mida TÄKS ette näeb, et õppemaht akadeemilistes tundides on ju, kui koolitus lõpeb, et siis ta ei lõpe mitte diplomiga, vaid on võimalik väljastada tunnistustõend ja tunnistusel ja tõendil me teeme ka vahet. Et tunnistus on tõesti siis, kui õppijal siis hinnati, kontrolliti õpiväljundite saavutatust. Ja tõend on siis tõesti see osalemine koolitusel. Et kuigi jah, koolitusasutus avalikustab koolitusinfot, ei pruugi veel see tähendada, et koolitus on sisuliselt väga hea. Ja seepärast tasub alati vaadata palju sügavamale, et tutvuda õppekavaga, uurida koolitajate tausta, kogemust, hinnata, kas koolituse sisu tegelikult vastab teie organisatsiooni vajadustele ja eesmärkidele. Et tõesti ainult sellisel juhul saab olla kindel, et tellitud koolitus ei ole lihtsalt selline vormitäide, vaid päriselt väärtuslik õpikogemus. Ja kui teil nüüd võib-olla hargneb siit küsimus, et miks siis HTM ei kontrolli neid 1300, 1400 täienduskoolituse asutust, kes on siis EHIS-esse kantud ja võib-olla pakuvad kahtlast kvaliteeti, et miks me siis neid registrist välja ei viska. Et tegelikult MSÜS meil niimoodi kustutada need majandustegevusteated ei lubagi, vaid meie saame järele valvata, saame teha ettekirjutusi. Aga nagu te teate, et see on väga-väga ressursimahukas. Me tõesti kaebuse põhiselt me reageerime, aga iga koolitusasutuse juurde me tahtmatult ei jõua mitte mingi valemiga. Ja selles osas peabki koolituse tellija ise ka olema selline tark tellija ja veenduma selles, mida ta ikkagi tellib. Ja eks me oleme ju aastate jooksul katsetanud seda, et TÄKS-i lisada kvaliteedi hindamist. Oleme katsetanud seda, et need, kes pakuvad riigi raha eest, et siis nad peaksid läbima kvaliteedi hindamise,
ja oleme siis sealt edasi läinud lahendusega, et vabatahtlik kvaliteedi hindamine jõuaks TAKS-i, aga see teema ei ole leidnud sellist ühist seisukohta. Seega tuleb olla selline tark tellija. Meil on ka üks käsi. Nii, Rutt, küsi, palun. Jaa, aitäh. Ma tahtsin tõesti küsida selle eelneva teema kohta natukene juurde, et ma küll kirjutasin ka chatti natuke üldisemalt, aga ma ikkagi küsin üle, et kuidas siis ikkagi see võimalus meil on. Et ma toon lihtsalt ühe näite, et me kõik teame Rainer Saksa näiteks ja me tahaksime teda kutsuda vajaduspõhiselt mingisugust teemat lahkama või arutama meie poolt korraldatud sellisele tailor-made täienduskoolitusele. Ma saan aru, et me tegelikult ei tohi talle selle eest avalikust eelarvest maksta, sest et ta ei ole EHIS-es. Kas ma saan õigesti aru? Koolitus või mitte? Ja ma alustaks kõigepealt sellest, et kas see, kuhu te tahate Rainer Saksa kutsuda, kas see on ikkagi täienduskoolitus või ta on mingisugune muu õpisündmus või on see ikkagi koolitus, mida ta läbi viib? No kui siin... Mul on see mingi TAKS-i infotund. Kuule, ma lihtsalt annan ette, ma ütlesin kõigile, et Janaga võtke Kärnat üritus, kui motivatsiooni ürituse taha. Nii, panin kinni. Jah. Koolitus versus muu õppijamus. Nii, nüüd ma vist panin ka kinni küsija. Okei, vabandust, ma nüüd avasin iseennast siis uuesti. Et paar slaidi tagasi oli mitteformaalne õpe, oli siis avatud, seal on nii infotunnid kui täienduskoolitused, kui kõik nagu ühes selles kategoorias, eks ju, mitteformaalõppe. Ei, nüüd võt jah, veel siis ma nüüd ei vaadanud, mis number see slaid oli. Võt siin. 5. Lehek, jah. Täienduskoolitused, töötoad, seminarid, infopäevad, et sinna alla igal juhul see Rainer Saks mahub, on ju. Et selles mõttes see natukene tekitas küsimusi, et äkki te saate natuke veel avada seda, et kuidas me siis ikkagi selliste ekspertteadmist nii-öelda osta saame, kui me tõesti kõik ju turul ühte või teist eksperti teame, et Eesti turg ei ole nii suur, eks ju, et see vajadus ikkagi võib üles kerkida, on ju. Rainer Saks esinema. Rainer Saks esinema näiteks, see ei ole mingisugune loosung ega üleskutse, aga lihtsalt nagu tahaks aru saada korra. Ja, aga siis, et me võtame ikkagi täienduskoolitus on selline eesmärgi pärastatud õppeprotsess, kus on ikkagi õppekava teadmised, oskused on õpiväljundite teel avatud, et ma arvan, et see ei ole ikkagi ju ta ei ole ikkagi ju TAKS-i mõistes täienduskoolitus, vaid ta on ikkagi see mitteformaalõpe, mingisugune muu õpisündmus. Et mina usun küll, et te saate mingisuguse päeva raames Rainer Saksa kutsuda esinema ilma selleta, et tegemist on koolitusega. Et ma tegelikult selle koolituse teemaga läheksin paar slaidi edasi, et seal me vaataksime süvitsi peale, et siis teha nendel asjadel vahet. Ja tegelikult TAKS-is on ka paragrahvis 15 selline erand ka toodud, et kui on mingi selline ekspert teadmine, mida tõesti ei paku mitte keegi teine Eestis, vaid ütleme, et üks koolitusasutus või üks koolitaja või siis sellisel juhul võib seda osta
tellida, hankida koolitusasutuselt, kellel seda majandustegevusteadet ei ole, et kui see on niivõrd selline erandlik ja unikaalne. Et siis selle jaoks on meil see erandlik punkt tegelikult paragrahvis 15 TAX-is olemas. Aga muidu ma arvan ikkagi, et Rainer Saks ei tee ikkagi päris sellist täienduskoolitus TAX-i mõistes. Jaa. Mul oleks üks küsimus, et kui me räägime TAX-i mõistest, et kui meil on vaja välispakkujat, kuidas me siis peaksime? Kas siis me peame jõuame. Me jõuame. See on ka üks selline muudatuspunkt, mis tegelikult kevadel sai ära muudetud, et me jõuame. Selle kohta on ka täiesti eraldi slaidikene. Aitäh. Ja nii. Selle tegime ära. Jah, siia jõudsime. Eesti Hariduse Kvaliteedi Agentuur sellise hellitava nimega HAKA on siis HTM-i palvel juba paar aastat tagasi välja andnud juhendi, kuidas siis targalt tellida koolitust, mille peamine eesmärk on siis ikkagi aidata tellijatel leida kvaliteetset täienduskoolitust, mis siis vastaks tegelikele vajadustele. Et see juhend on meil ka e-kursuse kujul kättesaadav igati ja soovitame tutvuda, kes ei ole seda veel teinud. Ja tahtsin veel lisada seda, et juhend ei piirdu ainult selliste üldiste soovitustega, vaid seal on ka täiesti praktilised sammud, mille abil siis tõesti tellija saab koolituste hankimisel siis niimoodi süsteemselt toimida. Ja see sama juhend rõhutab tegelikult seda sama, mida ma siin veidi eelpool välja tõin, et avalikustatud koolitusinfo ei anna veel mitte mingit garantiid täienduskoolituse kvaliteedile. Et ikkagi tellijal tuleb see veenduda ja süveneda sisusse, mitte siis neid pealkirju ainult usaldada. Ja seda juhendit saab kasutada ka tegelikult siis era- ja organisatsioonisisesteks tellimusteks, et need põhimõtted on seal päris universaalsed. Ja kui HAKA juhend aitab teha selliseid teadlikumaid koolitusvalikuid ja hinnata, kas pakutav koolitus on tõepoolest eesmärgipärane, siis mida siis ikkagi või kuidas siis mõista, mida üldse loetakse siis täienduskoolituseks TAX-i mõistes ja millal on siis tegemist õpisündmuse muu mitte formaalõppega. Ja sellega siin segadust on, nagu siin praegugi tekkis, et mitte formaalõppe õpisündmuste alla, mis siis ei allu TAX-ile ja mis ei nõua õppekava koostamist, et need on tõesti kõikvõimalikud seminarid, infopäevad, lühikesed päevad, jagatakse uusi juhiseid, praktikaid, kõikvõimalikud töötoad, õppepäevad, praktilised harjutused. Tõesti võivad olla üritused, kus katsetatakse võib-olla uusi töövõtteid ilma kindla sellise õpiväljundite raamistikuta. Kõikvõimalikud õpi- ja huviringid, et kohe tulevad meelde keelekohvikud, maaliringid, kus õppimine on täiesti vabas vormis. Ka mentorlus, coaching, selline individuaalne juhendamine, nõustamine ei kuulu täienduskoolituse alla TAX-i mõistes ja ka sellised veebiseminarid, sellised webinarid, lühikesed ilma sellise ametliku õppekavata, kus siis jagatakse infot või siis selliseid pisioskusi, et need ei kuulu siis täienduskoolituse hulka. Ja täienduskoolitus ja õpisündmus, et need
ei ole jah päris üks ja seesama, et võib-olla kui niimoodi kujundlikult tahta väljenduda, siis et täienduskoolitus on ikkagi väga hoolikalt selline planeeritud teekond, kindel algus, eesmärk, tulemus. Aga õpisündmus on võib-olla selline kohtumine teel, vaba, inspireeriv, ilma sellise täpse sihtpunktita, et mõlemad viivad absoluutselt arengus edasi, kuid üks on siis seaduses ja teine siis mitte. Ja siis sellel slaidil on siis need põhilised erinevused ka välja toodud, et täienduskoolitus siis struktureeritud eesmärkidega, õpiväljunditega, reguleeritud seaduses, õppekava koostamine on selline kohustuslik, must be ja muud sündmused siis sellise vaba vormiga. Et tõesti sisu korraldamine on iga ühe või asutuse enda selline otsustada. Nii, põgusalt tahaks rääkida ka tellimuskoolitusest, mis on siis TAKS-i mõistes midagi uut. Et kui õpisündmus oli siis pigem selline vabama vormiga õppimine, siis tellimuskoolitus on juba üks samm edasi. Eesmärgipärane ja tellija vajadustest lähtuv täienduskoolitus. Ja siis tellimuskoolitus siis sünnib konkreetse tellija vajadustest. Näiteks siis, kui ettevõtte asutus soovib arendada oma töötajate oskusi. Sellised koolitused toimuvad siis tellija koolitusasutuse kokkulepitud tingimustel, suunatud siis kindlale grupile, mitte siis avalikkusele. Ja seetõttu ei pea koolitusasutus ka mitte mingil kujul avalikustama tellimuskoolituse õppekava avalikkusele ja ka koolitajate andmed ei pea olema siis avalikkusega jagatud, et neid asju jagavad ikkagi tellija ja koolitusasutus omavahel. Sest jah, ja oluline on veel rõhutada seda, et tellimuskoolituse jaoks peab ikkagi ka ju valmima õppekava, isegi kui seda ei avalikustata, on see ikkagi ju tähtis dokument, mille põhjal ju arutatakse läbi tõesti koolituse eesmärk, sisu, metoodikad, mis tulemusele jõutakse. Et see on mõlemale poolele oluline nii koolitusasutusele kui tellijale, et selline ühtne arusaam ja läbipaistvus tekiks. Nii, ja nüüd siis ma saan ära vastata selle välisriigi koolituste teema. Jah, et vahel ju ei piirdu õppimisvõimalused ju ainult Eestiga. Et üsna ikkagi sagedamini tellitakse ja osaletakse koolitustele, mida pakuvad siis välisriigi koolitusasutused, õppeasutused. Olgu see siis rahvusvaheline ettevõte või siis ülikool või erialaorganisatsioon. Kõik nad ju täienduskoolitusi pakuvad. Ja seetõttu ongi oluline mõista, millal ja kuidas siis välisriigi koolitused kuuluvad TAKS-i reguleerimise alasse. Varasemalt veidi aega tagasi oli meil tegelikult TAKS-is väga range piirang, et avalikest vahenditest ei tohtinud rahastada välisriigi koolitust, kui koolituse pakkuja ei olnud siis Eestis registreeritud täienduskoolitusasutus. Et see siis tegelikult tähendas, et isegi väga hea ja sobiv koolitus jäi vahel kasutamata. Aga tõesti kevadest 2025 seaduse muudatus tegi asja väga-väga palju paindlikumaks. Et kui tõesti Eestis ei pakuta sobivat koolitust või vaja on uut sellist välisriigi eriteadmist, kogemust, võib koolituse tellida välisriigi koolitusasutustelt ja seda rahastada avalikest vahenditest. Aga siis tõesti kõik see laskub
vastutus koolituse tellijale, et ta peab ise siis veenduma, et koolitus on tõesti sisukas, eesmärgipärane ja soovitud tulemusega ja kuidas seda siis teha, et me tegelikult TAKS-i seletuskirjas ka oleme siis soovitanud, et kui te välisriigist koolitusi tellite, hangite, et siis võiks tegelikult võtta aluseks need Eesti täienduskoolituse standardi põhimõtted, mis puudutavad õppekava, et ikkagi vaadata hoolikalt, et millised need koolituse eesmärgid ja oodatavad õpiväljundid on ja õppemeetodid ja kes on koolitajad ja samas me tegelikult oleme väga hästi sellest teadlikud, et ega see ju lihtne ei ole, sest kvaliteedinõuded ja tingimused eri riikides võivad vägagi erineda. Et näiteks mõnes välisriigis on väljundipõhine lähenemine väga juurdunud ja teises vähem või polegi seda praktiliselt. Ja seepärast võiks ja peaks tellija olema ka ise teadlik ja julge küsijat kindlaks teha, et kas koolitus ikkagi on väärtuslik. Ja kui Eesti koolituste puhul on vähemalt see ühtne raamistik, et koolitusinfot tuleb veebilehel avalikustada ja õppekava koostada, siis välisriikide koolituste puhul ei ole see üldse ei pruugi see olla nii elementaarne, et koolituse info on igal pool avalik ja ka õppekava koostatakse. Et sellele pikale jutule tahan ütelda, et välisriikidest on lubatud tõesti nüüd koolitusi tellida ja rahastada siis avalikest vahenditest, et see on muutunud siis paindlikumaks. Kas mõni küsimus veel oli? Ma nüüd chati jäi. Chat töötab, lähme edasi. Ja hästi põgusalt tahaks veel sellest rääkida, et meil on ju täiskasvanute koolituse seaduses ka nüüd sees mikrokvalifikatsioonid ja mikrokraadid, täiesti seadustatud õppimisvõimalused, kui varem pakkusid ülikoolid mikrokraade vabaturu tingimustes ilma sellise ametliku seadusandluseta, siis nüüd on tegelikult TAKS-is mikrokvalifikatsiooni mõiste sees ja sellel slaidil on ka see olemas, et mikrokvalifikatsioon on siis täienduskoolituse käigus omandatud teadmiste oskuste kogum, mis vastab siis tööturu ja ühiskonna vajadustele ja on tõendatud, tunnustatud ja kvaliteediga tagatud. Ja mikrokraad on siis mikrokvalifikatsiooni selline alamliik, mida võivad siis pakkuda ainult üksnes kõrgkoolid ja see eeldab siis, et mikrokraadi õppekavast on siis vähemalt 50% koosneb kõrgharidusõppe õppeainetest. Mikrokvalifikatsiooni iseloomustab siis definitsioon on kokku lepitud, on kindel maht 5–30 ainepunkti, tõesti ainepunktides on siis õppemahu arvestused, kui tavalise sellise traditsioonilise täienduskoolituse puhul on meil akadeemilised tunnid, siis mikrode puhul on siis ainepunktid ja kes siis tohivad ka pakkuda, et tõesti kõrgkoolid ja kutseõppeasutused, kellel on juba siis õigus tasemeõppes olemas, õppekavarühmas, õppekavagrupis, et siis nad võivad ka mikrokvalifikatsioone pakkuda, nad peavad ainult meile õppekava esitama ja ka täienduskoolitusasutused võivad pakkuda mikrokvalifikatsiooni sellisel juhul, kui nad siis läbivad õppekavarühma kvaliteedi hindamise ja taotlevad selleks tegevusloa. Ja kindlasti on teil õigustatud küsimus, et kui rääkida mikrokvalifikatsioonidest ja tavapärasest täienduskoolitusest, et kuidas need siis omavahel erinevad, kui mikrokvalifikatsioon on ka osa täienduskoolitusest. Et see peamine erinevus ongi siis kvaliteedis ja tunnustatuses, et ma arvan, et ma ei ütle valesti, et kui ma ütlen, et mikrokvalifikatsioon on justkui kvaliteedimärgiga koolitus, mis on mahukam, põhjalikum
ja tõesti ta annab õppijale kas siis lisaeriala või siis sellise kitsama pädevuse mõnes valdkonnas. Ja muidugi oluline on ka see, et see on ka siis rahvusvaheliselt tunnustatud ja seotud ikkagi sellise kindla kompetentsiga. Et absoluutselt selline tavaline traditsiooniline täienduskoolitus võib olla samuti väga-väga kasulik, kuid sellel ei ole kinnitust, et koolitus vastab teatud tasemele, nõuetele, standardile. See tähendab siis seda, et sellise tavalise traditsioonilise täienduskoolituse puhul me ei pruugi täpselt teada, kui kvaliteetne see koolitus on. Et õppija, tellija, rahastaja peab ise siis hindama, vaatama, kas see koolituse sisu, õpetamise tase väärib tema aega ja tema raha. Nii. Mida veel? Ja vaatan, et meil on 11 minutit, aga ma nii hirmsasti tahaksin teile näidata ka Eesti hariduse infosüsteemi. Ja miks ma tahaksin seda näidata, et kus siis tegelikult saab vaadata, kontrollida, et kus on siis need majandustegevusteated ja kus on ka mikrokvalifikatsiooni õppekavad. Ja ma tahaksin ära ka markeerida selle, et kui me räägime Eesti hariduse infosüsteem, riiklik haridusregister, siis tegelikult meil täna on EIS 1 ja meil on EIS 2. Et EIS 1 on meil see vana register, kuhu on jäänud veel mõned andmed, aga me väga paljude asjadega oleme liikunud üldse EIS 2 ja seda ma tegelikult teile ka näitaksin. Võiksin nüüd jagada oma ekraani. Nii, see tuli. Kas te nüüd näete? Ja. See on siis Eesti hariduse infosüsteem EIS 2, mis asub aadressil eis.edu.ee. eis.edu.ee. Ja see ongi esileht. Tundub nagu, et esileht on puudu, aga meie oleme väga kokkuhoidlikud. EIS-e tiim on ka väga kokkuhoidlik. Pole esilehte teinud, et nii, et kui te panete eis.edu.ee, siis satute kohe õppeasutuste otsingusse. Ja õppeasutused, siin on tõesti ülikoolist kuni huvikooli ja täienduskoolitusasutuseni. Saate otsida registrinumbri järgi, saate otsida õppeasutuse nime järgi. Ja ise ma soovitan otsida registrinumbri järgi, sellepärast, et siis te saate kindlasti vaste. Aga tegelikult ka nimede järgi ilusti ta otsib. Võtame siit ühe Tartu, et meie enaga asume Tartus, siis võtab ühe Tartu kooli koolituskeskus Luvi. Otsime. Ja tegelikult siia alla ta juba andis, et koolituskeskus Luvi. Siia klikates avanevad andmed, kus me siis saame teada seda, et tema kontaktid ja siin on kirjas ka täienduskoolituse majandustegevusteade ja kui sellel klikata, siis saab teada, et see on esitatud viimane 2021 ja see on tähtajatu. Et tegelikult majandustegevusteated ongi tähtajatud, et neil ei ole sellist ajalist piirangut. Nii. Ja kui ma nüüd üldandmete juurde tagasi lähen, siis siin konkreetselt ei ole siis täienduskoolituse õppekavasid. Õppekavad avalikustab ikkagi kool oma veebilehel ja see veebileht on siis neil siin kenasti kirjas ja kui siis siin klikata, siis avanebki nende veebileht, koolitused, koolituskalender on ju, et kõike saab siin lähemalt vaadata. Võtame siit näiteks tegevusjuhendaja. Ja kui siin klikata peal, siis võt,
et nad on sellised eeskujulikud, siis neil on ka pikad õppekavad kenasti olemas, et kus siis saab kõike lähemalt vaadata. Just. Nii, aga ma näitaksin teile ära ka teise koha. Õppekavad. Ja siin on meil tegelikult mikrokvalifikatsioonid. Ja mikrokvalifikatsioonide kõik õppekavad on meil Eesti hariduse infosüsteemis olemas. Ja siia, kui panna siin saab ka samuti otsida, et nii õppeasutuse nime järgi saab otsida ka liigi järgi, et kas on mikrokraad, mikrokvalifikatsioon, õppekava nimetuse järgi. Ma lihtsalt panen siia, et meil täna on mikrokvalifikatsioonid on enamasti ülikoolidel ja rakenduskõrgkoolidel, mõned kutseõppeasutused on ka juba registreerinud, siis võtame näiteks Tallinna ülikool ja siin ta juba pakub ja siit saab tegelikult otsida, nagu meil siin midagi põnevat. Nii, täiskasvanute koolituste korraldus, nii põhikooli bioloogia alused, keskkonnahoid, füüsika õpetamine. Nagu te näete, siis mikrokraadid on meil väga õpetajatele suunatud, et füüsika õpetamine gümnaasiumis, siin saab siis lahti teha õpiväljundid, aga ka faili avada ja siis vaadata juba lähemalt, et 14 ainepunkti, üks ainepunkt 26 tundi õppetööd ja sihtrühm kenasti välja toodud koolis töötav kvalifikatsioonita õpetaja, kelle on erialane füüsika taust. Nii, et soovitan tutvuda ja meil on veel 5 minutit, siis meil on üks teema veel. Ja see teema on meil siis õppepuhkus. Et selle ka ikkagi siia 5 minuti hulka lisaks. Kas ma saan oma ettekande siin nüüd uuesti käivitada? Siis. Sinna ära. Jah, õppepuhkus. Õppepuhkus on siis samuti meil täiskasvanute koolituse seaduses kirjas ja võib ütelda, et õppepuhkus on kõige populaarsem koht üldse täiskasvanute koolituse seaduses. Ja õppepuhkuse eesmärk on anda siis töötajale võimalus vaba aega keskenduda õppimisele, olgu see siis eriala omandamine või olemasolevate oskuste täiendamine. Ja töötajal on siis õigus 30 kalendripäeva õppepuhkust aastas osaleda siis formaalõppes, et siia on ka nüüd see uus mõiste tulnud, et varem oli meil tasemeõppe, nüüd on, et osaleda formaalõppes või siis täienduskoolitusel. Ja kui rääkida formaalõppest, siis hõlmab see nii bakalaureust, magistrit, doktoriõpet, kutseõpet, rakenduskõrgharidust ja ka üldharidust. Ja see kehtib kõikidele õppimisvormidele, olgu siis tegemist täiskoormusega, osakoormusega või eksternõppega. Ja kui me räägime täienduskoolitusest, siis täienduskoolitusele puhul peab olema siis koolitusasutus peab olema meil Eesti hariduse infosüsteemis, siis esitanud siis majandustegevusteate, et siis on ta siis ka ametlikult koolituse pakkuja. Ja seda siis tegelikult, nagu te teate, saab EIS-est ka hõlpsalt siis kontrollida. Aga ikkagi tuleb sellega seotud arusaamatusi ette, et sageli arvatakse, et kui koolitus ei ole tööalane, vaid on siis pigem selline
enda arendamiseks või siis huvist või hobist lähtuvalt, et siis õppepuhkus tegelikult sellele täienduskoolitusele ei laiene ja seda siis andma ei pea, et meil siin hiljaaegu olid sellised päringud ja tegelikult on asi lihtne, et oluline ei ole koolituse teema, vaid ikkagi see ametlik staatus, et kui täienduskoolituse asutus on EHIS-es kirjas ja vastab siis TAKS-ile, siis on ka õigus saada õppepuhkust, on ju. Iseküsimus on rahastamises, aga see on seal teise slaidi peal mul, mille juurde tuleme kohe. Ja õppepuhkust on võimalik võtta siis koolitusteks, et see ei laiene nendele muudele mitteformaalõppisündmustele, mida tegelikult täienduskoolituse asutused ka usinasti pakuvad, et kui on tõesti inspiratsiooniseminarid või keelekohvikud, et nende jaoks tõesti õppepuhkust võtta ei saa, vaid tõesti TAKS-i mõttes ikkagi ainult täienduskoolitust see hõlmab ja õppepuhkuse tasustamisest, et formaalõppe puhul on tõesti, et tööandja olenevalt siis, mida see töötaja siis õpib, on ju, kas see on tööga seotud või ei ole, et siis keskmist töötasu siis 20 kalendripäeva aastas siis on õigus tasustatud õppepuhkusele. Ja täienduskoolituse puhul on olukord siis veidi teistsugune, et õppepuhkust võib võtta, kuid keskmise töötasu säilitamiseks peab koolitus ikkagi olema seotud tööülesannetega, et ehk siis toetama töötaja ametialast arengut. Ja ka mikrokvalifikatsioonid on ju, kuuluvad siin siis täienduskoolituse hulka. Et kui inimene läheb mikrokraadile, mikrokvalifikatsiooni õppekavale, et siis õppepuhkust antakse siis selle täienduskoolituse järgi. Ja meilt on tegelikult päris palju ikkagi küsitud, et kuidas seda ikkagi määratletakse, kas koolitus on siis seotud tööga või seda ei ole, et selles peavad ikka õppija ja tööandja ise kokku leppima, et kas selleks on kriteeriumiks ametijuhend või vaadatakse teemale veidikene laiemalt. Siin on veel üks slaid, et õppepuhkusest keeldumine, et keelduda õppepuhkusest saab tõesti ainult piiratud juhtudel ja peamised põhjused, et kas siis viivitakse akadeemilisel puhkusel või õppepuhkuse päevad siis langevad töötaja tavapärasele puhkepäevadele või siis tõesti on oluline selline töökorralduslik vajadus, mille puhul siis tööd katkestada ei saa, sest et tekib mingi oht või kahju, et siis saab tegelikult õppepuhkust siis niimoodi edasi lükata. Et jah, olgem ausad, keeldumise aluseid on vähe. Et praktiliselt ei olegi. Ja selle ühel slaidi peal tahaks veel ära märkida seda, et mis on siis need küsimused, mis siis meie poole ikka ja jälle tulevad. Igal sügisel on neid päris palju, et välisriigi õppeasutuses õppimine, et kui töötaja õpib välisriigi õppeasutuses, et kas siis selle eest saab õppepuhkust. Jah, saab küll õppepuhkust. Meil on TAKS-is kirjas, et saab välisriigi samaväärses õppeasutuses ja siis on küsitud, et kuidas seda samaväärsust ikkagi hinnata. Tööandjad on olnud mures ja tegelikult, kui on tegemist ikkagi kõrgkooliga või kutseõppeasutusega, siis Harno koosseisus tegutseb selline asutus nagu Eniknarik keskus ja kui ikkagi ka teil tekib kahtlusi, siis julgelt pöörduge Eniknarik keskuse poole selle küsimusega, et kui teil on kahtlus, et ikkagi inimene ei õpi sellises kõrgkoolis, mis on kuidagi aktsepteeritud või Eniknarik teile kindlasti vastavat kompetentsi omab ja vastab. Siis eksternõppe on siin ka veel eraldi välja toodud, et eksternõppe
õppe puhul on siis tasustatud õppepuhkus siis lõpetamiseks mõeldud õppepuhkus, mis on 15 päeva. Muu õppepuhkus ta saab seda võtta, aga see ei ole tasustatud. Et see on ka nüüd selline koht, mida on mitmeid kordi meie käest küsitud ja siis meie juristid on sellele korduvalt peale vaadanud. No kooliteatised on ka need, mis tekitavad tööandjatele peavalu, et ikka ei saa aru, kas on tegemist täienduskoolitusega või on tegemist siis kutseõppega. Et see siis puudutab just eriti kutseõppeasutuste välja antavaid tõendeid. Kutseõppeasutused ju tegelikult väga palju täienduskoolitusi ka pakuvad, on ju, et tõesti seal võib olla niimoodi, et on veoautojuhi õpe ja seda tegelikult kool, kutseõppeasutus pakub nii formaalõppes kui täienduskoolitusena. Ja tõesti selliseid olukordi on, aga siis peaks sealt teatise pealt välja lugema selle, et kui sinna on peale ikkagi kirjutatud näiteks 4. taseme kutseõppe, esmaõppe, 5. taseme kutseõppe, jätkuõppe, et siis see on see kindel viide, et tegemist on kutseõppega, mitte täienduskoolitusega. Ja siis, mis veel probleeme ja küsimusi tekitab ka see, et osad tööandjad siis eeldavad, et õppepuhkust tuleb kasutada üksnes eksamiteks ja loenguteks. Et meil on siin isegi olnud päringuid selle kohta, et tööandja nõuab loengute seda graafikut, loengutes käimisgraafikut. Et päris nii see ei ole, et selline tõlgendus on pigem väga kitsas, et ikkagi õppepuhkus on vaba aeg õppimiseks ja seda võib kasutada ka tõesti, ma ei tea, lõputöö ettevalmistuseks, õppimiseks, et see ei ole ainult eksamite tegemiseks ja loengutes käimiseks. Nii, ja nüüd ma olen 5 minutit teie aeg kuritarvitanud, aga kui teil on mõni küsimus, siis meie enaga oleme veel siin. Küsimused. Nii, need on meil seal vestluses. Ja, panegi. Ja meil on tulnud küsimused, et tegelikult on võimalus, et me lisame siia slaidi nendele küsimustele vastustega, sest meie aeg on küll otsas. Või teeme mõlemat, et praegu vastame ära küsimustele ja siis, kes peab ära minema, saab vaadata hiljem sellega slaididelt. Ja slaidid me saadame, palume siis meie personaliosakonna inimesel, kes koolituse korraldas selle edastada registreerunutele ja tuli ka väga hea ettepanek, et täiendada slaide viidetega seadustele, et seda me ka teeme. Aga võib-olla 2 suuremat küsimuste plokki. Üks on ikkagi tellimuskoolitus ja kas tellimuskoolituse puhul, kui õppekava ei pea olema avalikustatud, aga kas see koolitusasutus või koolitaja, kellelt tellitakse, ikkagi peab olema EHIS-es registreeritud. Ja teine küsimus on võib-olla seotud rohkem õppepuhkustega, et kas saab anda 2 korda õppepuhkust. Küsimus oli täpsemalt, et tavalist õppepuhkust ühel kalendriaastal 5 päeva ja teisel 10 päeva ja samuti mikrokraadi omandamisel, kui mikrokraad ei ole inimese tööga seotud, kas peab andma tasustamata õppepuhkust. Aga kõigepealt siis tellimuskoolitus, mis tekitas segadust. Tellimuskoolituse kohta oli see küsimus, et kas peab olema täienduskoolituse pakkuja, kes seda tellimuskoolitusest läbi viib EHIS-es. Ikka peab Eesti hariduse infosüsteemis olema ennast kirja pannud ja tõesti see majandustegevusteate esitamine ja tegelikult see on täienduskoolitusasutusele väga lihtsaks tehtud. Majandustegevusteadet on lihtne esitada, aga ta peab läbi mõtlema ka siis selle esiteks TAKS-iga tutvuma ja selle raamistiku, et õppekavad ja kõik see, et need koolitusasutused, kes siis tegelikult meil ei ole sinna Eesti hariduse infosüsteemi
tulnud, et pigem see võib-olla jääb ikkagi sellise tahtmatuse taha, mitte selle taha, et see on väga keeruline ja see on kõik väga kontimurdev, et tegelikult ei ole. Nii, mis see järgmine küsimus meil oli siis? Õppepuhkus ja mikrokraad, et no seaduses on ju tegelikult kirjas see miinimumkohustused tööandja jaoks, et tõesti see õppepuhkuse päevad, et 30 päeva õppepuhkust, 20 päeva tasustatud, 10 tasustamata, kõik see on sellised minimaalsed tingimused, mitte ükski alati tööandja võib ju tulla vastu ja tegelikult mitte siis läksist juhinduda, vaid oma töötajate arengusse rohkem panustada. Tegelikult meil siin paar aastat tagasi oli õppepuhkuste uuring ja oli väga huvitav uuring. Sealt tegelikult tuli ka välja see, et ikkagi osad tööandjad tegelikult panustavad palju rohkem, kui ütleme, et TAX-is kirjas on. Kas ma nüüd vastasin sellele küsimusele? Ja siis oli veel küsimus mikrokraadi omandamisel õppepuhkuse andmine. Ja kui on mikrokraad, mis ei ole tema tööga seotud, siis on tasustamata õppepuhkus. Just sellepärast, et mikrokraad, mikrokvalifikatsioon on meil TAX-i mõistes osa täienduskoolitusest, et kui meil on see mitteformaalõppe ja formaalõppe, siis mikrokraad ja mikrokvalifikatsioon on ikkagi mitteformaalõppe. Me ise küll teinekord siin oleme omavahel rääkinud, et tegelikult see mikrokraad, ta oma loomult kukub sinna vahel, aga meil tegelikult haridusseaduses sellist kolmandat või sellist, et mis on nagu mitteformaalõppe ja formaalõppe vaheline liik, et seda meil lihtsalt ei ole. Võimalik, et see ühel päeval tuleb ja võimalik ka, et ühel päeval ikkagi neid mikrosid võib-olla hakkame kuidagi rohkem formaalõppena võtma, aga tänases seadusandluses või õigusaktides on ta ikkagi mitteformaalõppe ja täienduskoolituse hulka kuuluv. Ja siis on ka see õppepuhkuse paragrahv siis selline, et tuleb täienduskoolituse lähtuda. Tagu sa neid tänada? Ja alati, kui tekib küsimusi, siis võib minu või siis Ena poole pöörduda ja me rõõmsalt oleme valmis vastama või siis vastust otsima, sest alati ei ole ka meil neid vastuseid kohe niimoodi varnast võtta. Aitäh! Loodan väga, et oli kasulik õpijamps, et ei läinud tühja. Ja see, kui tekkisid täiendavad küsimused ja tekitas ka segadust, see kõik on hea. Ja kinnitan veel kord, et me lisame veel vastused ka slaidide juurde või küsimused ja vastused. Ja loomulikult olete oodatud meiega ühendust võtma. Ja siin tuli ka ettepanek, et üks organisatsioon sooviks veel seda teemat sügavamalt käsitleda. Võtke meiega ühendust, korraldame ka selle ära. Aga täna siis suur aitäh kõigile ja mõnusat õppimist! Ja mõnusat õppimist, head tõnni!